lehmaemand langeb jäneseisanda ohvriks. Kui jäneseisand oli puuõenusest plehku pand, võttis ta sihi otsejoones kodu peale. Ise nii upsaka ja nipsaka olemisega just kui mõni pasknäär varblase pesa ääre peal. Lasi küll tulist valuteine, aga ise oli ikka koledasti väsind ja nii hirmusi jänu ka veel kallal, et kas või sure. Aga siis äkiste, kui kodu ju päris ligidal, näeb lehmaemand põllu peal söömas. Võtab nõuk sellega õnne katsuda. Teab küll, et ega lehmaproua talle tilka piima anna. Aga arvab, et eks proovi võib ikka teha. Ligineb just kui tantsu keksutades taramanu ja õikab seal. Tervekest ka, lehmaproua. No, tere, jäneseisand, kostab lehmaemand vasta. Kuda siis eluki veereb ka viimasel ajal, kuda tervisega lood on ja pärib jäneseisand. Pole suuremat asi. Õigust öelda päris hull kohe teine, kostab lehmaemand. Ja kui ta endaga lood? Niisama hull lehmaproua. Ingitsen niisama teinekord ikka päris aua äärel kohe. No ja kui ta naise lastega lood on, tahab lehmaemand veel teada. Eks nad ei ole kah nii keskmist moodi. Aga kui ta pulliisandal läheb ka, tunneb jäneseisand huvi. Ei oska tema kohta midagi head või halba öelda, kostab lehmaemand. Vaataks, mis kenad viljad sul siin meloonipuu otsas paistavad, lehmaproua, räägib jäneseisand. Kangesti tahaks mõnda neist maitseks proovida. Oi, sina, neid kätte ei saa, ütleb lehmaproua. Nojah, ma mõtlesin sind paluda, et ehk virrutaksid sarvedega vastu puud. Siis peaks neid ju päris robinal alla tulema, arutab jäneseisand. Muidugist ei taha lehmaproua jäneseisandale öelda. Tatsabki puu juurde ja annab sellele sarvedega paraja põraka. Aga meloonipuu viljad puha rohelised, alles nagu rohi, ei pudene neid üht ainumastki. Virutab siis lehmaemand uuesti, aga ei kuku selgi korral ainsamatki pabulat. Nüüd võtab lehmaproua sudiga kaugemalt hoogu, lööb saba selja peale püsti ja tormab uuesti rünnakule. Virutab prõmdi nii vägevasti ja ägedast, et üks sarv läheb päris läbi puu ja sinna ta jääbki. Ei saanud lehmaemand enam edasi ega tagasi. Aga sedasi jäneseisand oligi kõik see aeg oodanud. Ei jäänud ta enam kaema, mis lehmaemandast edasi saab. Kargas pösti ja kukkus tuvi tantsu vihtuma. Tule ommetigi aita mind siit välja, palub lehmaemand. Ei, minust ei ole ronijat, lehmaproua, kostab jäneseisand. Aga eks ma lähen räägin pulliisandaga. Ütleb sedamoodi ja silkab kodu poole. Natukese aajärel tuleb koos oma eide ja lastekarjaga. Viimasel kui ühel ämmer käes. Suurematel suuremad, väikestel tillemad. Kogunevad siis kõik lehmaproua ümber ja lüpsavad ta tilgatumalt tühjaks. Lüpsid seal vanad ja sorgutasid noored. Kui küllast said, kargas jäneseisand püsti ja ütles: Ja tulemist sulle, lehmaproua. Ma mõtlesin, sul vaeseksel tuleb ju öö läbi väljas olla. Tulen õige ja kergendan su udarat. Lehmaemandaga muudku tammub ühe koha peal paigal, uurib ja puurib ja katsub sarve lahti saada. Aga see nii kõvasti puu sisse kinni jäänud, et ei hakanud lehmaemanda jõud mitte kudagist selle peale. Juba hakkas uus päev ahetama, kui ta selle viimaks ommetegi kätte sai. Kui jälle vaba ja prii oli, ahmas suuda ja rohtu siit teis ja sealt, et vatsa kinnitada, eks ta ju aimas, et jäneseisand varsti jälle platsis, et näha, kuida temaga asjalood on. Temal aga plaan küps punksilm lõksu meelitada. Kui päike ju kerkimas, tatsab lehmaemand jälle puu juurde ja pistab sarve auku tagasi. Varsti silkab jäneseisand lippadi lehmaemanda manu. Hommikust, lehmaemand, hõikab tema. Kuidas see ööga möödus? Viletsalt, jäneseisand, kole viletsalt, vastab lehmaproua. Pole öö otsa silma kinni saanud. Ei saa kuidagi seda sarve välja tõmmatud. Aga kui ehk sina, jäneseisand, tuleks ja mind sabast sikutaks, siis võiks sellest ehk abi olla. Ehk saaks sarve jälle kätte.
no eks jäneseisand tulebki selle jutu peale sutikese ligemale, aga ega ta liiast ligi ka ei tulnud. ma arvan sedasi, et ma nüüd olen parajalt ligi küll, lehmaproua. ma ju kole väike nagu imetegu, ma võin äkki seda häda saada. aga teeme niiviisi, et teie, lehmaproua, muudkui aga sikutate ja mina ähin. Eks tõmbabki lehmaemand sarve välja ja kukub jäneseisandat taga haama. Lippavad mööda suurteed, jäneseisandal kõrvad lidus, lehmaemandal pea maas ja saba püsti nagu lipuvarras. Jäneseisand keerab äkiste kibuvitsa tihnikusse ja kui lehmaemand sinna paika jõuab, pistab pungsilm pea põõsast välja, silmad endal suured justkui tõllarattad ja hõikab: hei, lehmaproua, kuhu te tormate? tere, suursilmahärra, ütleb lehmaproua. Kas olete ehk näinud jäneseisandat siit mööda minema? Nägin küll, jah. Nüüd sama lippus mööda ja paistis teine omadega päris läbi olema. Selle teate kuulanud pistis lehmaemand jälle mööda teed punuma, just oleks tal koerad kannul. Aga jäneseisand viskab enese kibuvitsa tihnikus sirrakile ja vähkrebe kõkutab seal nii, et külje ja kondid valusad. No eks tal olnud ka mille üle kõkutada. Rebaseisand haab taga, kollihärra haab taga ja lehmaproua lippab tulist valu sabas, aga kätte ei saa teda mitte keski.